3. aprill ja üle pika aja jälle Elvas siin Verevi ääres hetkel. 2 päeva ei ole postitusi teinud pelgalt sellepärast, et köha on olnud väga tugev ja iga kord, kui ma midagi alustan, et midagi rääkida, siis tuleb köha hoog peale ja see ei ole nagu siukene fun rääkida ja köhida ja ega praegugi tegelikult on selline mitte just kõige parem tervis endale, et kasutan siis selliseid asju. Päevas läheb kuskil 2 pakki neid, nii et saaks kuidagi moodigi hingata. Hetkel jah, siis Verevi ääres siin ja vaatan, et kurat, päris äge on siin, need sillad ja asjad ja ei tea, kuna esimesed inimesed siia reaalselt ujuma tulevad või kuna see vesi siin üldse niimoodi tekkis, sest kui ma viimati käisin, siis oli see, et oli veel siin täiesti lumi maas ja kalamehed püüdsid kala siin, nii et hetkel ma vaatan, on jah, juba täiesti normaalseks koht siin läinud ja kannatab juba päikest võtta ja päike on tegelikult päris hea soe, et ei saa öelda, et ei ole. Et meil on siis täna suur reede, munadepühad on vist, ma ei tea, kuna neid mune õigel ajal värvitakse või nendega tegeletakse. Fakt on see, et meie pere juba tegi ära kõik need asjad ja vist õige päev tegelikult oleks nagu pühapäev või ma ka ei tea, et kui sa tead, pane alla kommentaaridesse, mina seda täpselt ei tea. Aga vaatan siin see Elva Mändide all siin see jalutusrada, see on küll vinge koht siin. Siia peaks tulema tegelikult jooksma, kui kunagi alla 100 kilo hakkan kaaluma. Et praegu oli ka niimoodi, et kaal käis isegi 96 peal haigusega ära, aga täna hommiku kaalusin jälle 99, nii et tuleb suht ruttu tagasi, et ilmselt oli see ikkagi gripi ja vedeliku arvelt see kaalulangus. Mitte midagi, mina siin juba rõõmustasin, et olen vahepeal rasva kaotanud kehalt, aga tundub, et ei ole. Vot, kui niimoodi siia metsarajal tulla, siis mulle tundub, et tahaks ilgelt kukeseeni otsima minna. Ma sain eelmine aasta ühe väga kõva kukeseene koha. Tänud siis TikToki kasutajale, kes GPS location'id jagas ja läksin kohale, oligi nagu vinge koht ja seda ma hoian edaspidi saladuses ka, et ei ütle kellegile, nii et ma arvan, et see on õige. Aga ma tunnen, et mul hakkab jälle tugev köha hoog peale tulema ja ma pean oma selle postituse praegu ära lihtsalt lõpetama, et muidu ma lihtsalt laamendan siia kaamera mikrofoni, nii et vähe ei ole. Aga sulle soovin siis jätkuvalt toredat lihavõttepühade aega ja veeda see siis väljas või tee siis kuskilt grilli või tee, kui kodus oled, siis värvige ära kõik munad, mis saada on ning koksige neid ka ja näeme siis juba, ma ei teagi, kas ma teen homme mingi postituse või siis juba esmaspäeval, et ei tea, vaatan, kuidas tervis on, nii et hetkel naudin seda Mändide alust jalutamist siin, nii et tšau!